Tere, Anneli! Tere, Aavo! Kui kaua me nüüd õieti tuttavad oleme? Me oleme tuttavad kuskil 90ndate algusest, mina arvan. Ja siis sa olid kena noor tüdruk ja alustasid kiriku juures oma tegevusi Kopli varjupaigas. Jah, meeste turvakodus. Ja alustasin ka Kuressaare diakooniarühmas samal ajal. Millised mälestused sellest täna on? Väga toredad mälestused. Siis ma olin noor maailmaparandaja ja nüüd ma olen juba mõnevõrra võib-olla küpsem. Ja enam nii kangesti maailma parandada ei taha, aga inimesi aidata ikka endiselt. See ongi sinu kutsumus? On, ma arvan jah. Et mulle meeldib. Ole kena, räägi natukene sellest, mida sa siis nüüd teed. Praegu ma olen Kuressaare Laurentiuse koguduse diakooniarühma juht 2006. aastast ja meil on seal tore vabatahtlikute grupp, 17 inimest. Nad on kõik pensionärid peale minu. Mina olen siis ainukene palgaline ja mina siis juhin nende tööd, et nendel on kõikidel omad kindlad inimesed, kelle juures nad käivad. Meil on kodukülastusi aastas üle 1200 ja siis on veel ardushetked haiglas, päevakeskuses ja meil oma ringis seal kuu jooksvad üritused, et korra kuus on teehommik, kus meil käib iga kuu külaline. Ja siis me külastame oma koguduse liikmeid haiglates, hooldekodudes ja vabatahtlikud tegelevad kõigega, millega kiriku juures on vaja. Saadavad sünnipäevakaarte ja registreerivad armulaualisi ja kirikus korjandusi teevad ja pastoraadis samamoodi, kus vaja on, siis vabatahtlikud on alati väljas. Ja sina oled siis vabatahtliku tegevuse juht? Jah. Kas kiriku vabatahtlik tegevus on mõnevõrra teistmoodi kui näiteks teeme ära talgud või koristustalgud, prügikoristamine, mõttetalgud ja muud taolised asjad? No eks ikka kindlasti teistmoodi, et kõige põhiline on kiriku tegemiste juures ikka jumaluskumine ja see ühtekuuluvus. Ja ma ei ole neid teisi asju vedanud ka, et ma ei oska nagu võrrelda. Aga räägi Lauritsast. Laurits on ka meie koguduse üks töölõik. Ta on Kuressaare linna ja koguduse vaheline projekt ja on naiste ja laste varjupaik mõeldud siis perevägivalla all kannatavatele naistele ja lastele. Ja Laurits avati 2001 aastal, et nüüd on 11. aasta jookseb ja aasta-aastalt on ikka pöördumised suurenenud ja on vaja, või on näha, et on vaja seda asutust kindlasti. Ometigi Saaremaa on niisugune kena ja suhteliselt vaikne koht, kui kaugelt vaadata ja kaardi pealt piirjooni taga ajada. Aga ka statistika kohaselt on seal vähem vägivalda ja kuritegevust kui mandril, aga ikkagi on niisugune asutus siis vajalik? On, ikka on jah. Et kui ise seal sees ei oleks, siis arvaks ka, et ega seal ei ole vaja seda. Ja ega meil ei ole ainult Saaremaa rahvas. Suvel on palju mandrirahvast ka. Noored tulevad mandrilt. Ja hakkavad naist peksma? Ei, alaealised tihti tulevad Saaremaale sõpradele külla ja siis satuvad sekeldustesse. Erikoolidest on joostud ära mitu korda. Kas teil on Kuressaare linnavalitsusega mingi koostööleppe, kas nad ostavad teenust või maksavad sellist valmisolekutasu? Jaa, meil on leping, nad maksavad palgaraha meile, et kogudus hoiab siis neid ruume üleval ja maksab muud maksud. Ja nüüd meil praegune leping kestab selle aasta lõpuni ja siis tuleb jälle uus riigihange linnavalitsuse poolt. Aga arvame, et me ikka saame edasi. See on tore. Soovin sulle õnne ja õnnistust. Aitäh sulle ka.